kes seal väljaspool on, et julgustame sissepoole astuma. Sellepärast, et meie arutelu teemaks täna on ulmefilmidest igapäevaellu, selline fantaasiarohke ja katsume seda natuke maisemalt siis käsitleda. Meil on tulemas veel üks panelistidest, kes praegu modereerib, kohe on lõpetamas modereerimist teisel alal ja tema siis liitub meiega jooksvalt, aga me hakkame minema, et kell sai 2 ja vaatame, mis sest siis välja tuleb. Tänase paneeli keskne küsimus on tegelikult kas-küsimus, millele võiks olla ainult lihtne jah-vastus, aga jah või ei vastus. Aga ma ei tea, kas me selleni jõuame ja kas me isegi tahame sellele lihtsat vastust leida. Vaatame, kuhu see arutelu meid viib. See lihtne ja pretensioonikas küsimus on see, kas uued tervisetehnoloogiad on Eesti tervishoiu päästerõngas. Ja me arutame täna neid teemasid siis ühiselt paneelis, keda ma palun neil siis endil tutvustada kohe täpselt nende sõnadega ja nende positsioonide ja nimetustega, nagu te soovite. Nii et hakkab siit minema. Tere! Veel korra hõikan kõva häälega, et astuge ligi, teema on huvitav ja absoluutselt puudutab kõiki meid. Minu nimi on Piret ja hetkel töötan E-riigi Akadeemias ja minu põhifookuses on andmed, privaatsed, vähem privaatsed, aga olen ka tegelenud aastast 2014 tehnoloogiliste lahendustega tervishoius ja praegu, miks ma sellest rääkida tahan, on see, et siin on 2 hästi olulist aspekti. Üks on see, et tehnoloogia tuleb uksest ja aknast sisse ja tegelikult meie kasutajatena peame olema valmis ja peame suutma sellest maksimumi välja võtta, ilma et me endale haiget teeksime, nii vaimselt, füüsiliselt kui ka materiaalselt. Nii et võib-olla ma praegu ennast rohkem ei tutvusta, et siis pärast räägime täpsemalt, mis need tehnoloogiad on. Nii. Tere lõunat! Meil on ilmaga täna vedanud ja tore, et sellisel ulmelisel pealkirjal ja tervisepäästerõngal meil on huvilisi kuulajaid. Mina olen Kristel Ammjärv ja ma töötan aastast 2018 Ülemiste City's tervise arenduse alal. Samas ka töötan perearstikeskuses pealinna perearstid ja püüan seda juhatada. Miks ma täna siin paneelis olen? Sellepärast väga praktilisel põhjusel. Sellepärast, et nii nagu kaaskolleeg ütles, tehnoloogiaid tuleb meil sisse ka meie alale teadagi ustest ja akendest. Järgmisel nädalal on meil, ma arvan, vähemalt 3 kokkulepitud esitlust tehnoloogiafirmadelt, kes soovivad pakkuda esmatasandile midagi põnevat. Et kuidas tõesti jääda terveks ja aru saada, et see on just see, mida me väga vajame. Ja Ülemiste City's on aastast 2019 töötab Health Founders, mis on siis tervisetehnoloogiatele suunatud startupide inkubaator ja meil on olnud sellest ajast praktiline koostöö klinitsistidena, Health Foundersina praktiliselt igapäevaselt. Ja nagu me teame, kogu maailma heaolutehnoloogiad arenevad nii, et me tõesti ei tea, mida võtta või mida jätta, aga Eesti arendajad on koostöös klinitsistidega leidnud need alad, mida me praktiliselt vajame, mis on teaduspõhised ja mis aitavad meie igapäevases töös diagnostikas ja kindlasti küsimus tuleb meil pikem siin täna ka, et kas me hoiame sellega ikkagi ka seda kallist inimressurssi kokku, siis on maailmas tehtud ju mitmeid ja palju uuringuid, et tegelikult ikka hoiame ikka päris palju.
ja patsientidele, no ma toon juba praegult kohe välja, mis on Health Foundersis arendatud, mida me igapäevaselt kasutame, termtest ja Microvention peavalu digipäevik. Lihtsalt me enam ei oskagi ilma nendeta töötada. Et meil tuleb täna siin juttu nendest asjadest enam, neid me räägime, aga ütlen alustuseks lihtsalt seda, et see ulme, mida me mõtleme, et on ulme, tegelikult me ei kujuta ju ette tehnoloogiateta ühtegi diagnoosi ega ühtegi eluala ju, ma ei tea, aastakümneid või aastasadu, eks, et kui me hakkame kopsupõletikku ravima, me ikka teeme röntgeni ja aparatuur on ja see muutub kõik aina kättesaadavamaks ja aina põnevamaks ja aina täpsemaks ja noh, kui me räägime digitaalsetest lahendustest, siis need on ju meil kogu aeg tänapäeval kaasas, et ma arvan, et see ei ole küll mitte mingisugune ulme, vaid see on tegelikult hästi tänapäev, mis vajab hästi tarka selekteerimist igapäevaellu. Aitäh, Maarjus. Nii, tere ka minu poolt. Mina olen Maarjus Arras, Heldicari kaasasutaja. Heldicare tegeleb sotsiaalvaldkonna temaatikaga ja meil on kaks valdkonda sellised, et üks on hooldekodud. Meil on lahendus üldhooldusteenuse osutajatele ehk siis hooldekodudele. Täna Eestis üle 15 hooldekodu haldab üle 1500 eaka igapäevaselt Heldicare'i platvormil ehk alates järjekorrast, hooldusvajaduse hindamisest kuni igapäevase tegevuseni, kaasa arvatud, mis ruumis keegi on, meestetoad, naistetoad ja lõpus arveldus. Ehk see on üldhoolduse pool ja teine, millega tegeleme, on kohalikud omavalitsused ja koduteenus ehk et kohaliku omavalitsusel oleks palju lihtsam seda teenust koordineerida kas iseseisvalt või koostöös teenuse osutajatega. Et see on lühidalt meie lähenus. Ja kolmas temaatika, millega just kodus elamise poolt on, millega juhime Eestist ühte suurt konsortsiumit, mis tegeleb Silver Companion ehk eakatele mõeldud tehiskaaslase väljatöötamisega. Et see on siis Euroopa ülene projekt, väga paljud riigid on seal üle 10 miljoni eelarvega ja seda konsortsiumit juhime meie Eestist, et see ootab nüüd viimast rahastust Soome järgi, et kõik teised riigid on selle juba heaks kiidanud, et lühidalt millega tegeleme. Aitäh. Tere kõigile minu poolt, mina olen Tuuli Seinberg, olen Eesti Puuetega Inimeste Koja tervishoiualane tervishoiualane nõunik ja Puuetega Inimeste Koda, et see võib tunduda selline asutus, kus siis puuetega inimesed käivad kudumas või rahvatantsu tantsimas. Tegelikult me koondame hästi palju patsiendiorganisatsioone enda alla, me koondame erinevaid puudeliikide organisatsioone ja võiks öelda niimoodi, et siin praegu esindan mina patsienti suure P-ga. Natukene kohatu nali. Aga ma tahtsin tuua siia sisse sellise sõna, nagu meil on siin pealkirjas ulmefilmidest igapäevaellu. Ja tegelikult mitte meedikud, tavapatsiendi, tavainimese vaates on see, kuidas inimkeha tervikuna toimib, päris ulme. Me ei tea seda. Ja isegi ma tegin ühe raadiosaate kunagi ühe geneetikuga, siis ta ütles, no me teame nii palju, aga see ülejäänu on ime. Seda me veel ei tea. Ja kui siia juurde panna nüüd see veel, et tervisetehnoloogiad on ulme, siis on ju ainult positiivne tulemus, et ulme kohtub ulmega ja äkki tuleb selline lahendus, mida kõik patsiendid ju ootavad. Selline suur mõnus päästerõngas, keegi ei olegi enam patsient, kõik oleme terved. Aitäh. Selline mitmekülgne paneel. Mina olen Kadi Lubi Tallinna Tehnikaülikoolist, Tervisetehnoloogiate Instituudi vanemteadur. Aga ma pean täitsa kohe ausalt ära ütlema, et kuigi kõlab väga tehnoloogiakesksest, siis mina olen ikkagi sotsiaalteadlane ja nii nagu ajakirjandus on meie valvekoer, nii sotsiaalteadlase ülesanne tehnoloogiate puhul on välja selgitada, et mis on tegelikult raskuskohad. Nii et ma küll ei tea, mis korraldajad mõtlesid, kui nad mind siia kutsusid. Igatahes nii ta nüüd läheb.
Aga enne kui me läheme arutelu juurde, mis tegelikult juba otsapidi algas, ega me ei lase teil ka siis niisama istuda. Et kui te nüüd olete saanud oma kätte need 2 paberit, siis meil on paar küsimust, et lihtsalt vaadata, kes meil siia, millise meelsuse ja arvamustega inimesed meil siia kogunenud on. Ja ma loen paar väidet ette ja palun teil siis punasega märkida siis, kui te ei ole sellega nõus ja rohelisega siis, kui te olete sellega nõus. Esimene väide on see, et kasutan täna mõnd tervise või heaolu tehnoloogiat igapäevaselt. No. Aha. Ma näen ühe. Väga tehnoloogia-aitid inimesed, suurepärane. Usun, et tervise ja heaolu tehnoloogiad aitavad lahendada inimressursi puudust. Nad on väga üksmeelsed. Huvitav, mis siit saama hakkab. Viimane küsimus. Usun, et tervise ja heaolu tehnoloogiad aitavad inimestel ise kauem ja paremini enda ja oma tervisega hakkama saada. No nii. No vaatame, kas raputame seda paatidena. Mul on tegelikult väga hea meel, et meil on siin olemas nii tervise kui ka heaolu valdkonna või sotsiaalvaldkonna esindajad, sellepärast et nii nagu siin juba selles tutvustusringis kõlas ja mis on tegelikult ju ka meie riiklik prioriteet, on ikkagi tervise ja sotsiaalvaldkonna sidusus. Ja samal ajal eks meie inimestena, meie elud ei ole niimoodi hakitavad ja tükeldatavad mingite juppide kaupa, vaid need on läbi põimunud erinevatest asjadest. Aga selleks, et aru saada, millest me siis nagu räägime, et oleks nii-öelda ühel lainel või raamiks kuidagi selle vestluse ära, ma kõigepealt Pireti käest küsingi, et mis need sinu arusaamas ja sinu tähenduses need heaolu tehnoloogiad on ja kuidas need siis tervisetehnoloogiatega seotud on? Nagu sa ütlesid, et inimese elu on tervik. Ühel hetkel me sünnime, käime läbi erinevatest eluetappidest ja need õnnelikumad jõuavad siis sinna hõbedasse faasi, kus me siis vananeme kõik rõõmsalt koos. Ja minu vaates tegelikult need heaolu tehnoloogiad, need ongi need, mis saadavad meid läbi meie elu. Ja kui me oleme nooremad, tervemad, siis me võib-olla tegeleme elustiili rakendustega, lahendustega. Me kogume oma andmeid kuskile, mis näitavad, kui palju me oleme liikunud, kuidas me sööme, sellist ennetustegevust toetavad, siis mingil hetkel hakkavad meil tulema erinevad vead külge, kellel varem, kellel hiljem. Jällegi liigume võib-olla sinna tervisetehnoloogiate poole peale rohkem, et kus meil on vaja sekkumist meie tervisekäitumisse, meil on vaja mingisugust ravi. Ja lõpuks me liigume siis, nagu ma ütlesin, need õnnelikud meist, liigume siis sinna niinimetatud hoolekande poole peale, kus siis jällegi me vajame erinevaid lahendusi selleks, et võimalikult kaua kodus püsida, võimalikult hästi omadega iseseisvalt kõigepealt hakkama saada ja siis ka lõpuks siis hooldusasutuses, et see teekond oleks sujuv kuni siis lõpuni ja minu jaoks on siin teatud märksõnad. Üks on see, et need tehnoloogiad kindlasti kasutavad andmeid. Ja me hakkame neid andmeid ka koguma ju tegelikult sellest hetkest, kui me sünnime siia ilma. Ja läbi oma eluteekonna me liigume ja tegelikult kasutama me neid andmeid hakkame intensiivsemalt just siis, kui meil tekivad need vajadused, erinevad terviseprobleemid, hoolekande lõpus faasis, et me tõesti saaksime seda teenust, mis meil vaja on. Ja tehnoloogiad peaksid tagama meile tulevikus just nagu meie andmete peal üles ehitatud tehnoloogiad, kvaliteetsemat teenust, olgu see siis tervises, olgu see siis hoolekandes, nad peaksid tagama juurdepääsu teenusele. Just seesama ressursi küsimus, et kui meil ei ole seda õde võtta, aga meil on olemas lahendus, kuidas me saame õe tööaega niimoodi venitada nagu püksikummi, eks ole, et õde saab läbi tehnoloogiliste vahendite meile abiks olla. Et jällegi on hästi oluline see, et meil on see ligipääs teenusele. Ja siis on see kuluteema hästi teravalt üleval, et tervishoid, hoolekanne, see on kulukas, sest me pakume teenust inimestele ja see tehnoloogia võiks kas just otse võib-olla teha seda teenust meile odavamaks, aga tuua kasu läbi siis mingi erinevate aspektide, et kas me tõesti mingisugust tööjõudu hoiame kokku, me hoiame enda aega kokku, me ei pea võib-olla jooksma ennast arsti juurde kirja panema sellepärast, et meil on tegelikult olemas selleks tehnoloogiline vahend olemas, et need on need aspektid. Aga peamine märksõna siin on ikkagi see, et see lahendus peab muutma meie elukvaliteeti ja tõstma ja
positiivses suunas siis jah, sest elukvaliteet võib muutuda mitmes suunas. Et see on nagu minu peas see raam, ta on hästi lai, aga mõned märksõnad siin on, millest tuleks, vähemalt ma iseenda jaoks hoian nagu seda joont, et andmed, ligipääs, kvaliteet, kulu kokkuhoid ja ta peaks tõstma meie elukvaliteeti. Ja me ei räägi ainult patsientidest, me räägime inimestest. Et me räägime kõikidest inimestest, kes on siia ilma just tulnud või siis kes on oma elu lõpufaasis, et ikkagi me räägime inimesest, tervest, haigest, erinevate vajadustega, mitte vajadustega, et tegelikult see on hästi lai mõiste. No mis ei tee muidugi seda arutelu praegu väga palju konkreetsemaks, et ma olen nõus sinuga, et ilmselt ta käibki nagu servast serva. Ja, aga no elu ongi selline, mis siis teha? No, ja ma arvan, et mida varem me seda tunnistame, et elu ongi tegelikult oma erinevate tahkudega, seda lihtsam on edasi minna. Aga Maarjus, kui sina nagu võtad täna selle tervishoiu või ütleme tehnoloogia arendaja vaate, siis mis sind nagu selles arendades, selles valdkonnas tegutsedus, sest ilmselt tervise- ja heaolutehnoloogiad, sotsiaalhoolekanne, kõik need on natuke keerulisemad teemad, kui võib-olla, ma ei tea, pangandus või võib-olla ma muidugi ülehindan siin seda, aga et mis on need asjad, mis sind täna seda teenust arendades, seda tehnoloogiat arendades toetavad? No valdkond on meeletult, eks ju, suur, et selles mõttes vananev rahvastik, et see, mis meid ees ootab, on ikkagi väga hirmutav, et ja ilmselgelt, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi, ja ma olen ka neid isegi võrdlusi, mis on nagu, et see silver economy ja see H-Tech, et see on võrdväärne mingisugune Bitcoini ja selle kasvuga, eks ju, et isegi nähakse nagu maailmas selle valu ja selle valu hind on samades suurusjärkudes, et selles mõttes see valdkond, ilmselt see on väga suur probleem. Ja sama, ja nüüd tulles nagu veel nüüd siia päevakajasemaks ja rääkides elevandist toas, eks ju, ikkagi Tervisekassa puudujäägist juba sellel aastal ja mis meid ees ootab, et see ei ole mingi kauge, mingisugune hüpoteetiline mure, mis meid ootab, et meil nagu raha ei jätku. Fakt on see, et raha ei ole, eks ju, et see aasta 150 miljonit ja rohkem puudujääk ja mis need prognoosid edasi näitavad, see on ikkagi väga hirmutav. Reservid otsas, et nüüd on küsimus, et kas see nüüd päästerõngas üksi, see on mulle debati koht, me saame seda veel siin järgneva tunni jooksul ja enam rääkida, aga fakt on see, et me peame hakkama nagu pragmaatiliselt sealt poolt mõtlema, et see on see tänane olukord, tööjõudu napib, inimesi napib, eks ju, kulud lähevad ainult üles ja eakad ja kauem elatud aastad ja see tähendab seda ka pikem raviperiood ja suuremad kulud sotsiaalsüsteemile see on fakt, eks ju. Ja nüüd on küsimus, et kas me suudame nagu ja mis osa sellest tehnoloogiaga abistada, et ma kutsun seda laadi diskussiooni nagu pidama, et muul juhul me lihtsalt nagu lahendus otsib probleemi, aga ikkagi meil on probleem toas täna ja see ei ole mitte väike, see on sadades miljonites ja kasvab. Aga kui sa nüüd mõtledki selle peale, et kui me ütleme, et ärme siis tegeleme nagu nii palju nende probleemidega, et mõneti me neid probleeme teame ja ilmselt me neid täna veel korraks ikkagi mainime ja toome pinnale, aga kui ma tulen selle küsimuse juurde tagasi, et aga mis sind siis toetab selles valdkonnas, kui sa tead täna neid probleeme, sa tead, et see vajadus on seal olemas, mis on need asjad, mis toetavad või takistavad sul seal toimetamast? No, mis toetab, üks on see, et ma näen, see on oluline teema, millega tegeleda, eks ju, et see ja ka need inimesed, kes selles valdkonnas töötavad, eriti ma räägin nii tervishoid kui sotsiaal mõlemad, eks ju, ja sotsiaalpool on ka kuidagi jäänud nagu vaeslapse ossa, et kõik räägivad, eks ju, sellest tervise otsast, aga kui me vaatame ka riigi eelarvet, siis sotsiaalvaldkonna kulud on palju suuremad, eks ju, seal on pensionid, asjad, kui teed tervised kokku. Et selles mõttes see valdkond ja see maht, mis sealt nüüd tuleb peale ja mitte ainult Eestis, eks ju, vana rahvastik on üle maailma probleem, et see, kõik lahendused, kes seal midagigi aitavad kokku hoida, paremini tööd teha, efektiivsemalt tööd teha, nendel on väga suur potentsiaal ja see on see, mis mind nagu kõnetab ja miks ma nagu väga suure kirega selle valdkonnas olen ja hoidan nagu silma peal ja suhtlen siin üle Euroopa kõigi, kes selles valdkonnas tegutsevad. Aitäh. Kristel, sa juba mainisid paari lahendust, mida reaalselt vähemalt teie keskuses nagu kasutatakse igapäevases töös. Kui sa mõtled ka nagu laiemalt arstina, tervishoiutöötajana, keskuse juhina, et
mida veel ja mida see tegelikult vajab, et perearstikeskuses sellised uuendused nii-öelda päriselt tööle hakkaks? No kõige see üks ja ainus suur mure, mis meil on peremeditsiinis, kui hakkame nagu ühest otsast minema, on see suur ühilduvus. Kõigepealt see baasühilduvus selle suure sotsiaalprobleemi ja peremeditsiiniga ja selle lihtsa arstiga, kes iga päev reede õhtul me täpselt ei tea, et mis me nende õnnetute inimestega teeme, et kas sina võtad endale koju või kuidas me seda asja nagu jagame, utreeritult siin väljendatud, aga ma väga loodan, et me jõuame nende ühendatud lahendusteni, et kui ma näen, ja mul on elementaarne sotsiaalinimesega vaja suhelda ja vajadus, et piisab sellest, et ma saadan kas e-konsultatsiooni või saadan saatekirja või saadan lukku, saadan oma mure ja inimesega võetakse otse ühendust. Meil on juba need ühilduvuse probleemid. Kõige tavalisem just ongi ka uute tehnoloogiatega, mis on need digilahendused või mis iganes. Ma näen, tal on vajadus, mis tuleb juba ravilugude transkriptsioon ja kõik. Esimene teema hakkab jälle, kuidas ta selle programmiga ühildub, et mul ei oleks nagu 7 akent. Me ei ole meditsiiniinimestena reeglina, me oleme kahjuks suht vananev põlvkond. Noortest ei räägi üldse, noored on tragid ja kõike võetakse lennult, aga et seda 7 akent kogu aeg nagu lahti hoida ja kokku panna, see on see nagu hästi nagu praktiline probleem. Ma olen ka natukene teises positsioonis, nagu ma ütlesin, et me Ülemiste City's tegeleme tervisemajade arendustega ja me oleme siin mõne aastaga jõudnud päris kaugele, et hakkame ehitama 3. maja, kuhu on tulemas ka kas ütleme eakate kodu, Pihlakoduna ja täna me istume ümber laua ja mõtleme nendele tarkadele lahendustele, et hoida kokku, säästa elektrit, et hoida kokku inimressurssi, kuidas me jälgime. Kolleeg juhataja ütleb, et need vaibad on head, mis jälgib, ma ütlen, aga see madrats on või see põrandal, see ta jälgib patsienti, ma ütlen, no jaa, aga ta ju komistab selle otsad, kus me selle paneme. Et me istume nagu sellistes teemades, et püüame ka mööda maailma leida tarkasid lahendusi ravimite jahendamiseks, valgustuse sättimiseks, et sellised elementaarsed lihtsamad asjad, et need oleksid nagu normaalselt kasutuses olemas ja hästi suur teema on nüüd inimese jälgimine, et tähendab ooteruumides või jalutus või koridorides jah, et seal tohib nagu inimest jälgida, aga nagu toas nagu ei tohi ja eriloal ja kõik nii edasi, aga kui inimene kukub seal, siis kelle vastutus siis see jälle on ja niimoodi öösel need asjad ju juhtuvad kõik. Et laiali valguvalt asju räägin aga see on see praktiline elu, millega me tegeleme ja nii nagu siin Piret ka välja tõi, et tõesti, et see andmepõhisus ja arstitöös me algame ju beebist ja kõik kuni hästi kõrge eani ja nagu Maarjus ütles, meie eakus ju tõuseb, see ei ole ju kellelegi uudis. Et siin on palju teemasid, aga ikkagi me peame jääma nagu pragmaatilisteks, me peame leidma need mida me praktiliselt vajame ja mul on tõesti hästi hea meel, et Eesti startupid töötavad koos meiega, et ega me oleme üle, ajaressursid on ju nagu on ja vahel me võib-olla ütleme liiga otse, võiks nagu võib-olla viisakamalt väljendada, ütleme, et kuule, et seda juba on meil pakutud juba
10 tükki me lihtsalt ei vaja seda, et aga noh, oleme siis lahked ja ikkagi proovime ja katsetame ja niimoodi, aga innovatsioon on innovatsioon. Ja me oleme ju ka Health Foundersiga koostöös arutanud, et kui me asju ei tee, siis me ei tee. Igal uuel asjal, mis me alustame või teeme, alati on ju risk sees, eks. Aga noh, kui me ei tee, siis me ei riski ja siis ka mitte midagi ei juhtu, et ikka tuleb asju teha ja see 80-20% töötab igal jumala alal, et on ju väga suur võimalus võita. Jah, et olla seal 10-20% sees ja jõuda ikkagi koostöös klinitsistidega, sotsiaalpoolega, eakate kodu, praktiliste inimestega, hooldajatega, küsida päris inimestelt, kes on seal selle kliendiga koos, mida ta vajab, kas talle see meeldib, kas see töötab ja noh, nii need lahendused tekivad. Jah. Eks me sinna lahenduste poole täna ka enamiku seda arutelu keset hoiame. Aga ma vaatan nüüd Tuulile otsa ja ma tahaksin nagu sinu vaatenurgast kuulda, sest kui me nüüd räägimegi inimestest, ükskõik kas ta on ise see abivajav inimene või ka lähedased, et mis on siin sellist nagu võib-olla kas kogemuslikult või mida sa oled ise näinud ja kuulnud, et mis paneb tehnoloogiaid kasutama? Tegelikult siin on 3 erinevat aspekti, et kui me nimetame seda lõppkasutajaks, siis mitte patsiendiks, mitte inimeseks, aga ükstapuha, mis teenuse lõppkasutaja, siis üks asi on oluline, see on ootuste juhtimine, sest kui sa küsid, mis sa tahad tervise või heaolu osas, siis terveks, millal sa tahad? Kohe, kuidas sa tahad? Kirssidega. Kas sa riske oled nõus arvesse võtma? Ei. See on see ja siit tuleb teine asi, ehk siis inimese loomulik tõrksus uuenduste vastu, natukene selline status quo poole hoidumine, mis võib-olla ka nagu vanusega siis kas suureneb või väheneb, nooremad põlvkonnad, nagu sa välja tõid, on rohkem tehnoloogiameelsed ja juba arvestavad sellega, et ma saan kasutada ühte tehnoloogiat ennetuseks, ma üldiselt jälgin, kuidas mu sammude arv on, kalorid sisse, kalorid välja, mida iganes, unerütmid, kõike ju jälgitakse. Iseasi on muidugi, et kui teaduspõhised need on ja kui palju nad võivad hoopis nagu sellist võib-olla põhjendamatut terviseärevust toota. Ja kolmas teema on see, et tegelikult meil on väga ilusad sõnad, tervishoid ja heaolu. Ehk kui me mõtleme neid tehnoloogilisi lahendusi, siis on see, et juba me peaksime alustama sellest heaolust, kasutama selleks, et seda head olemist, seda säilitada nii kaua, et see tervis ei läheks halvemaks, ei tekiks seda siis tervena elatud aastate ja selle eluaastate lõhet, mis meil Eestis paraku on hästi suur. Ja ma arvan, et need on need motivaatorid, mis võiks panna sinnapoole suunas mõtlema inimesi rohkem. Ja kui ka selliste andmekasutuse riskide teadvustamine ja ootuste juhtimine tuleb kaasa, et mis on võimalik, mis ei ole võimalik, siis igal juhul seda vajadust ju paremaks eluks, heaoluks ja tervise hoidmiseks, ma usun, näevad kõik. Aitäh! Ma vaatan uuesti Piret sulle otsa, sina tõid ka selle andmeteema, et kuidas sa siit nagu seda mõtet edasi arendaksid, et need andmed on olemas, meil täna ka ju me ikkagi kogume väga palju neid andmeid ja need on kuskil ju olemas ja saame ju teha juba igasuguseid asju. Ma mõni aeg tagasi tegin sellise väikese küsitluse, uuringu, ei olnudki nii väike, 1400 inimest oli vastamas seal. Ja ma küsisin ka seda, et kallid inimesed, et kellega te olete nõus oma andmeid jagama. Ja sealt tuli välja edetabel. Eesotsas muidugi oli see, et jumal tänatud, raviasutustega ollakse nõus ikkagi suuremalt pigem oma andmeid jagama. Aga mis olid seal tagumises otsas ja mis mul tekitas sellist
nagu natuke isegi nagu kurba tunnet ka oli see, et näiteks rahvusvaheliste ravimitööstusega ollakse pigem rohkem nõus oma andmeid jagama kui kohalike Eesti startupidega näiteks. Ja kõige viimasel kohal üldse olid kohalikud omavalitsused, mis muidugi sotsiaalhoolekandes on halvad uudised, et kui inimesed ei taha oma andmeid teenusosutajaga jagada, siis ongi raske teenust osutada. Aga samas, kas me saame inimestele seda ette heita, kui ei ole usaldust? Ja see usaldus saab tekkida ikkagi ainult läbi nende toimivate teenuste, et selline ring on, millest me peame vaikselt seda ennast välja keerutama ja seda usaldust kasvatama. Ja alati ei ole ju ka see, et meil on digiteenuse osutamiseks vaja just täpselt neid väga spetsiifilisi detailsed terviseandmeid. Vahest piisab ju ka tegelikult hoolekandeteenuse osutamiseks ainult see, et kui kandub üle mitte andmed, diagnoos, vaid kandub üle vajadus. Sul on vaja, et keegi sind 3 korda päevas mingit rohtu annaks, sul on vaja, et keegi sind korra päevas käiks sidumas, eks ole, või mis iganes need asjad on. Ja tegelikult ei pea kanduma ju üle ju ravimidiagnoos, nagu ju autojuhi lubadega. Me käime arsti juures, ega siis Maanteamet ei tea, mis me tervislik seisund on. Maanteamet teab ainult seda, et ma tohin sõita. Nii et siin selles mõttes see privaatsuse küsimus on hästi oluline ja minu enda isiklik seisukoht on ikkagi pigem see, et andmeid tuleb kasutada, andmeid tuleb turvaliselt kasutada, teadlikult kasutada ja mitte siis turvata neid andmeid kasutamise eest. Et kui me juba korra kogume neid andmeid, siis nende mitte kasutamine oleks puhas raha raiskamine ja tegelikult siin sai ka öeldud, et andmeid on ju tegelikult kogutud ju, arstid on kogunud päris aegade alguses, lihtsalt see meedium, mille kaudu need andmeid liiguvad ja kuidas me neid andmeid kasutame, on nagu muutunud siis, ma ei tea, sellest kivi peale päriselt ei kirjutatud andmeid veel, aga läinud digipaberilt jõudnud digisse ja et see on lihtsalt muutunud ja tänu sellele on ka siis tegelikult see andmete väärkasutuse ja sellise privaatsuse riive oht on järjest suuremaks läinud. Ja siin tuli ka välja see jälgimise teema ja ma olen ka seda mitu korda kõvalega välja öelnud, et sellise hõbemajanduse Silver Economy entusiastina ma tean ja ma olen täiesti kindel, et ma saan vanaks ja ma tahaks pidada selle diskussiooni maha oma pojaga näiteks, et ema, me tahame sulle mingi trackeri külge panna, et nii on turvalisem. Ma tõesti tahan seda diskussiooni pidada oma pojaga, sest et hoolimata sellest, et me võib-olla meie tegutsemis entusiasm väheneb aastatega ja võib-olla mõistus ei ole enam nii terav ja asjad ununevad, meie autonoomia peab säilima ja see tegelikult saab toimida ainult minu nõusolekul. Ja siis see jonnakas vana inimene ehk mina tuleb siis viia lõpuks, kui ma siis lõpuks olen seal faasis, et ma olen jonnakas vana inimene, viia sellesse seisu, et jaa, ma olen nõus endale külge riputama erinevaid jälgijaid, ma olen nõus, et mu kodus mingisugused andurid kõik töötavad, eks ole. Nii et see ikkagi, ma arvan, et see on selline usalduse ja protsessi küsimus, et see ei saagi juhtuda üleöö. Ma kohe täiendaks, et tegelikult inimeste ootusi on siiski võimalikult kaua just selles vanas eas kodus iseseisvalt toime tulla. Ja kui siin teha nüüd piisavalt selgitustööd, et need ja need abivahendid, need ja need kas või jälgimisseadmed aitavad tegelikult mul väärikalt, autonoomselt toime tulla, turvaliselt, siis on see ainult see, millest tegelikult ju unistatakse. Ehk et siin nagu sellist vastuolu küll ei ole, et nüüd ärme tee või ma ei taha mingit trackerit, ma tahan tegelikult sisu, ma tahan seda, et ma saan hakkama, ma saan väärikalt hakkama ja mitte keegi ei riiva minu sellist autonoomiat. Nõusolek. Just. Nõusolek on see, jah. Ma isegi alustaks kiitusest, et Eesti on ikkagi mõnes kohas ikkagi väga heas seisus, et kiitus Tervisekassale, kiitus TEHIKule ja peamiselt ma pean silmas seda, et meil on tsentraalsed terviseandmed, et on väga palju riike, kus seda ei ole ja seda nagu hiljem tekitada on väga raske. Ehk see baas infrastruktuur, mis Eestis on, et on esiteks isikukoodi põhine, isikud on hästi tuvastatavad süsteemi vastu ja jaoks
üks. Ja teine see, et meil on tsentraalsed andmed, et kui me räägime nagu AI-st ja kogu selle tarkadest otsustust ja üldse nagu otsustustoest ja andmete kasutamiseks, et siin raviteekonda hinnata ja mis on optimaalne, mis ta tegelik kulu on ja selles, et selleks on väga palju eeldusi, et ja kui ma vaatan, mis teistes riikides on, kas Norras hiljuti, et ikkagi kui sa ühest omavalitsusest teise kolid, siis sisuliselt sa pead minema nagu avaldusega oma andmed kaasa võtma, muidu sealt haiglad nagu välja ei anna seda. Meil seda muret ei ole, et meil mingid asjad on väga hästi, et lihtsalt tuleb au anda ka sellele, mis me täna oleme, et me kipume seda unustama, et on väga palju hästi. Nüüd loomulikult, et siin eilses ka ühes arutelus siin samas kuulsin, et räägitakse andmekvaliteedist, eks ju, epikriisid ei ole täielikud ja see on puudulikud, vastuolulised ja nii edasi. Aga need on juba selles mõttes, esiteks hea, et me teame seda, hea, et need tuleb välja ja see on ka nüüd koht, kus nagu tehnoloogia abil on võimalik ikkagi kõik võimalik kõrvalekalded kiiresti tuvastada. Siin on näha, et siin on vaja täpsustada, siin on mingid vastuolud. Ehk need on need nagu järgmised sammud, eks ju, kus nüüd edasi minna, aga eeldused, et saaks minna nagu see vundament, kust on võimalik nagu see hüppe üles teha, on täna loodud. Et selles mõttes ikkagi veel kord tehiku inimestel ei ole ka lihtne seda kõike üleval hoida, et läbi aja hoidud, et see on suur töö tehtud. Aga nõus, et siit edasiminekuks me ei ole põhjust olla nagu lõpuni rahul, eks ju, kus me täna oleme ja just ma pean eelarve jälle tulen selle päästerõnga ja tehnoloogia, mis on nagu üks selle arutelu kohti, et nüüd kas seda 400 ja peagi suuremat miljardit, mis puudu on, eks ju, miljonit, mis puudu on, et kas ainuüksi seda tehnoloogiaga lahendab, et see on nüüd nagu teine küsimus on ja, et me võime hakata seda Tervisekassa, eks ju, kulubaasi nagu pulkadeks lahti võtma, et palju sealt on arstiabi, palju sealt on esmatasand, eks ju, ja nüüd siis vaadata sealt, et kui palju sealt siis nagu on kohad, kus on võimalik tehnoloogia abil nagu kokku võtta. Et jällegi andmed on olemas, võtsin välja siis Tervisekassa eelmise aasta aruande eelmise kvartali oma ja suure keelemudeli abil väga lihtsalt, eks ju, saad küsida ja promptida, et vaadata, et nii, siin kohtades oleks võimalik heal juhul 5 miljonit kokku võtta, kus mina isegi esmatas arvaks, et oi, siin on tehnoloogial väga suur efekt. Tegelikult vaatad numbritele otsa ainult 5 miljonit, et see ei päästa meid, see ei too meid vee alt välja, see päästerõngas ei kanna, eks ju. Et on mingid kohta, kus seal on võimalik 40-50 miljonit aastas kokku hoida, et seal nagu kui niimoodi süstemaatiliselt vaadata, et okei, see on see valdkond, siin on vaja tehnoloogia sekkuda ja nüüd kaasamise koht, et kuidas siis nüüd see Eesti targad pead ja kogu see community nüüd panna seda ülesannet lahendama, see on nüüd see koht, et see on nüüd ka ilmselt ka uue Tervisekassa juhatuse nagu üks ülesanded, eks ju, et saada see andmepõhisus veel suuremaks ja nagu ma ütlengi, et ikkagi see mure, mis meil täna on see rahastamise küsimuses, et seda nagu alt ülevalt, et siin nagu väiksed ettevõtted tulevad suure entusiasmiga, et hakkame seda lahendama, see seda 50 miljonit tagasi ei too, üks, mis on sellel aastal puudu on juba, et seda tuleb ikkagi ülevalt alla väga süstemaatiliselt toimetada. Tahan nagu siit jätkata lihtsalt seda mõtet, et tehnoloogia on tööriist. Ja kui meil on protsessid, mis ei tööta, on meil süsteemid, mis ei tööta, meil on vead sees, siis tegelikult sinna peale tehnoloogiat ehitades me saame mille? Me saame lihtsalt jama protsessid, mille peal on tehnoloogia ja see läheb veel kallimaks, nii et selles mõttes me peame need alus sellised hoovused peavad paigas olema ja siis tuleb tehnoloogia juurde, mis siis aitab kokku hoida või siis ma korraks täpsustangi, et kui me nagu läheme sellisest üldisest tingivast kõneviisist ka sinna, et kuidas seda siis nagu teha, et kes peaks? Kuidas peaks? Ja öeldud, nemad tehtagu, nemad seal tehku ära selle asjad. Ma nüüd olen ju tegelikult otseselt ringkonnast väljas, et ma ise otseselt enam tehnoloogiaid ei tee ja ise otseselt ka nagu poliitikatega ei tegele enam ja kõrvaltvaatajana ma ikkagi saan aru, et see peab toimuma koostöös. Ja ma näen siin, et eestvedajaks meil on valdkonnas ju strateegiline eestvedaja on Sotsiaalministeerium, kes toob enda alla, me oleme jätnud ühe asja siin täiesti välja, on ju tegelikult töötervishoid, mis samamoodi toodab neid andmeid ja mis tegelikult parandab inimeste tervist ja aitab ka ennetusele hästi palju kaasa. Nii et ma näen, et see ikkagi peaks tulema ministeeriumi poolt, siin on, nagu sa ütlesid, mõlemad, see peab tulema ülevalt allapoole, süsteemsed strateegilised otsused
ja siis küll startupid tulevad oma lahendustega sel hetkel, kui see turg on olemas, turg on küps ja sest ega me ei saa ka öelda vastutust veeretada sinu õlgadele, et lahenda nüüd palun see probleem ära, mis meie riigis on. Et nii need asjad ka päriselt ei käi, et vastutus ikkagi ma näen, et ülevalt allapoole ja sel hetkel, kui turg on küps, tulevad startupid ja teevad selle viimase lihvi, teevad selle töö ära. Samas ma tean, et on olemas täiesti ka tööriistad sellised olemas, et ettevõtted ju tegelikult panustavad ka nii seadusloomesse, panustavad igasugustesse sellistesse koosloomeprotsesside, kuidas teenuseid teha koos selle lõppkasutajaga, nii et selles mõttes ikkagi üks juht on sellel protsessil ja siis altpoolt me saame toetada seda. Pluss inimene, et me peame olema ise valmis selleks, et me oleme neid tehnoloogiaid kasutame, ei ole jonnakad vanainimesed, ei taha kasutada, aga koosloomesse käib. Ma muide selle jonnaka vanainimese puhul ma enne juba mõtlesin, ma tahan seda korraks nagu korraks. Just. Aga ütleme niimoodi, ma võin enda puhul ka öelda, potentsiaali on ju. Vaatad, siin on ju oma mulgi ja saareverd ja mõtled, et potentsiaali on. Aga tegelikult, millele ma jäin mõtlema, oli see, mida sa mainisid enne, et sa tahaksid tegelikult selliseid vestlusi oma lastega nagu praegu pidada nüüd, kui on ikkagi mõistus selge ja kõik asjad, et näha neid perspektiive. Ja enne siin tuli ka välja ikkagi need mingid ebaratsionaalsed hirmud ja jälgimishirmud, et lihtsalt kui me nagu korraks nagu teeme sellise kõrvalepõike, et kas see on nagu mingit sorti selline nagu laiem kultuuriline või sotsiaalse normi küsimus ka, millega me peaksime kuidagi tegelema ühel hetkel, et muutuks normaalsuseks see, sest täna hommikul olin just ühel arutelualal, kus oli ikkagi ka see küsimus, et ka haigusest rääkimine ei ole veel normaalsus, et see võib väga tabu teema olla. Sina tahad rääkida sellest, mis siis saab, kui mul äkki enam mõistus pole selge ja mida ma luban enda külge panna. Surmateemadest me teame, et me ei ole nagu väga valmis rääkima. Et kas see on mingi teema, millega ka sammu haaval rääkida ja ütleme ka tehnoloogiate kontekstis, et need on vestlused, mida peaks pidama nii, nagu soovitatakse rääkida. Tuuli. Ma toon siin sisse selle, et meil oli ju siin alles diskussioon ja nüüd on ka siis seadus vastu võetud patsiendi elulõpu tahteavaldus. Sellega on natukene see teema juba avatud, ehk siis see on selline esimene samm julgustamaks üldse seda teemat käsitlema, rääkima peredes, sellest ise läbi mõtlema. Ja ma usun, et need ei ole sellised lahendused, et nüüd otsustame, tuli riikliku gaas, homme kõik räägivad surmast, elu lõpust, vidinatest, mida nad lubavad ja ei luba. See on samm-sammuline ja mingil hetkel see võib normaliseeruda. Ja ongi see täitsa okei varsti, et me räägime läbi kõigepealt oma need elu lõpu asjad ja siis me räägime läbi selle, mis eelneb sellele, sest et nendest abivahenditest, tehnoloogiast me ei pea ju rääkima ainult tõesti selles kontekstis, et nüüd see viimane veerandik, et kuidas ma sinna finiši poole liipan niimoodi. Ei, see tuleb juba mängu noorena, kuidas ma hakkan ennetama, kuidas ma üldse oma elu ja seda heaolu hoian. Nii et ma arvan, et meie ühiskond on järjest rohkem avatud ikkagi rääkima sellest, rääkima haigestumistest, rääkima nendest võimalustest ja vajadustest, millal on abi vaja, millist abi on vaja, kuidas abi aktsepteerida, sest see on ka oluline asi, mis tuleb läbi rääkida. Et mingi selline hea pinnas selle elulõpu tahteavalduse diskussiooniga on tekkinud, siit tuleb lihtsalt kohe nüüd selle sama hea sooja auruga edasi minna, ma arvan. Ja see oligi mu küsimus, et kas me peame siit praegu ära kasutama seda, et me oleme selle töö juba ette teinud ja nüüd laiendama seda lihtsalt ka tehnoloogiate ja hoolekande ja kõikide muude teemade peale. No me oleme, võtan korraks paar sõna, et me oleme nüüd Eestit arendanud üle 30 aasta, et me ei saa võrrelda ennast ju, loomulikult me saame ja võrdlemegi ja nagu kogu Euroopa ja muu arenenud maailmaga, et ja meil on alati Soome on siin lähedal ja me mõtleme, et vaat nendel on nii ja meie oleme alles siin, et näiteks
sellisest praktilisest elust jälle, et kui noor arst, kes on 10 aastat Soomes elanud, ta ei olegi teinud Eestis residentuuri, ta ei tea, mis nagu Eestis, kuidas siin nagu toimib asi, kuidas peremeditsiinisüsteem toimib, et me sellises üks-ühele vestluses me jõuame selleni, et ta ütleb, et aga mina tahan teha oma praktikas kõik pisikirurgiat, tahan silmahaigusi, tahan, mida ma kõike oskan. Ma ütlen, ja ka Eesti perearst reeglina ja eriti noored arstid, nad oskavad kõike seda. Meil ei jätku lihtsalt füüsilist jõudu, aega tegeleda nende asjadega, mida me tegelikult oskame, sest me tegelemegi hästi palju sotsiaalsete muredega, sotsiaalsete süsteemidega, pereprobleemidega, rääkimata vaimsest tervisest, millele me hakkab juba minema, vähemalt pooled patsientuurist vastuvõttudel on muredega. Et ja ilmselt ka Covidi järgne aeg, sotsiaalne üksindus ja ilmselgelt see annab praegult ikkagi ka meile kõigile päris palju tunda. Nii et kui ühest otsast teise minna, siis see, et olge head inimesed ja olge sotsiaalsed ja eriti eakas eluajal, et pension on hea palgalisa ja kui te jaksate käia, siis see kogukond ka tööl on kohutavalt oluline ja see pikendab nii tervelt elatud aastaid kui eluiga ja see on nagu päris selge. WHO vaimne ja füüsiline ja sotsiaalne tervis, need on kõik võrdusmärgiga. Et me lihtsalt oleme oma arengutes, me oleme siin, me oleme tohutu tublid olnud, nii nagu sa, Maarjus, ütlesid, meie digilahendused, tõesti, superluks, jah, et mul on kõik laual, kohe kõik on saada. Kui ühel reede õhtule internet kaob, ja noor arst peab tegema 3 antibiootikumi retsepti käsitsi, siis ta räägib sellest järgmised 2 nädalat, et nad Eesti šokkis, kui palju see võttis tal aega ja kõik nii edasi, ta pole elus midagi sellist teinud enne. Meil on ainult hea minna edasi ja mulle hästi ka meeldib, ütleme, et tänapäeval ka nüüd see tähendab kodus elamine on hästi oluline võimalikult kaua ja on inimesi, kes ka leiavad teise lahenduse, ta ei taha seal üksi kodus olla, ta tuleb juba varem eakate koju, et hoida seda kogukonda ja hoida noori inimesi ja ka eakate kodud tänapäeval ehitatakse väga kogukondlikult, et oleks kooli, lasteaeda lähedal. Et see eakas inimene õpetaks võib-olla seda lille mulda panema, aga see 8-aastane õpetab võib-olla seda ühte väikest põnevat lahendust seal telefonis kasutama, et need asjad ja seda enam noored põlvkonnad, noored inimesed, kes on sündinud vabas Eestis, nad on absoluutselt teistsuguse võrreldes minu põlvkonnaga, nad suhtlevad, nad räägivad, nad julgevad palju rohkem rääkida ka oma terviseteemadel, oma muredest. Räägitakse rohkem sõpradega. Mina võib-olla ei julge nagu oma seltskonnas rääkida, see tervis on mu jaoks ikkagi selline ikka väga isiklik asi, et arutada kas või täna siin, et vaat mul on see haigus ja teine haigus ja niimoodi, et kõik muutub ja elu areneb ja nii nagu sa, Tuuli, ka ütlesid, et surmateema ei pääse me keegi, et räägime ühiskondlikult ja nüüd sealt tulevad tõesti need järgmised sammud ka, et ja tehnoloogiate areng, veel kord, ulme ta ei ole, päästerõngas väga paljudel aladel ta on, ja Tervisekassa ja meie tervisehoiu ja sotsiaali finantsmured, need on strateegiliselt pikka aega ju
kirja pandud tehnoloogia, eratervisekindlustus aitab kindlasti kaasa, aga muidugi on vaja tarkadel inimestel teha üks süsteemne finantsmuutus, mis on valus, pikaaegne, puudutab meid kõiki, et aga ega ükskõik, on see siis suur majandus või on see väike majandus, kui on probleem või kui on kas või väike ettevõte ja on suur probleem, no midagi ei ole teha, istutakse kokku ja lahendatakse ära, kes läheb siis pankrotti ja kes ei lähe, aga me ei saa Eesti tervishoidu viia pankrotti, meil on leida vaja muutus, lahendus ja tehnoloogiad ja erapool tuleb kindlasti siin appi. Mis nendesse andmetesse ka väga puutub, on siin see privaatsuse teema on tohutu tõsine ja meile alale ka tervishoius on jälgimine, kõik see, et oleks või hästi turvaline, meid auditeeritakse 7 erineval moel, me peame selle eest päris kõrget hinda tasuma ja kõik nii edasi. Et samas me nagu haigustest ja asjadest me nagu rääkida ei julge, aga samas me saame ka igapäevaselt kas sõnumisse, emaili, kõige ebaturvalisematesse kanalitesse oma tervisest pilte, inimesed saadavad ja patsiendid saadavad julgelt pilte, et hästi palju on igasugust arutelu, igasugust teemat, et tervishoiu pool peab olema kõik viimseni krüpteeritud ja me ei tohi ühtegi tervisealast sõna ka kuskile saata ilma krüpteerimata, ja veel näiteks, kui on ka ajakirjanduses on lugusid, kurbi lugusid juhtunud haigustest, juhtunud õnnetuid lugusid, meie omalt poolt praktiliselt vastulauset ajakirjandusele ka anda ei saa, kõik peab olema ju privaatne, andmed kaitstud ja nii edasi, et sellepärast need vahel jäävad ka nagu kallutatuks ja ühele poole ja tekitab sellist frustratsiooni nendes piiratud tervishoiuressurssides, inimesed vahetavad alasid lihtsalt ja nii edasi, et neid teemasid ja asju on hästi palju, natukene laiali valguv, aga ma arvan, et see festival ongi siin selleks, et pilduda natuke õhku. Ja ma arvan, et see oli nagu hea kommentaar, et tõesti neid teemasid ju me võiksimegi siin jääda arutama neid probleeme. Ja ma kasutaksin nüüd ülejäänud aja sellele, et me fokusseeriksime ikkagi nagu väga selgelt, et mis need sellised esimesed sammud ja süsteemsed lahendused siis on? Et kes saab midagi teha? No Piret juba mainis, et Sotsiaalministeerium saab võtta selle initsiatiivi ja vedada, et meil ei ole mõtet ehitada tehnoloogiaid logisevatele protsessidele, aga et kuidas siit liikuda siis? Minu meelest seal meie selle paneeli pealkirjas on ka hästi, et ulmest pärisellu. Tegelikult see tehnoloogia ulmevaldkonnast pärisellu toomine on ka praegu päris konkreetselt reguleeritud erinevate seadustega. Sa ei saa tulla suvalise asjaga turule ja oodata siis, et kas Tervisekassa kompenseerib seda või kuidagi riik kompenseerib seda. Sa pead vastama mingitele nõuetele, sul peavad olema mingisugused tingimused selleks täidetud. Aga selleks, et üks ettevõtte, Maarjus kindlasti teab seda, et jõuaks sellele tasemele, et ma vastan kõikidele nendele seadustele ja mulle ette kirjutatud reeglitele, selleks tuleb teha aastaid tööd. Ja selleks tuleb kulutada, isegi ma ütleks põletada päris palju raha. Ja üks asi on see, et kui sa kunagi oled siis oma rahad kõik ära põletanud ja jõuad sinna tasemele, et kus riik ütleb, et päris okei lahendus tuli, et sa võid nüüd ennast siia sappa võtta, et Tervisekassas oota nüüd, et me võib-olla hakkame kompenseerima seda, siis tegelikult ma jõuan jälle sinna, et ei saa ettevõtjale kogu seda vastutust panna Maarjus sinu õlule, et tee nüüd meile üks lahendus, mis töötaks. Ja selleks on ju vajalik igasugused teadusuuringute grandid, sest seal taga on teaduslik töö selleks, et üks lahendus vastaks meie ootustele.
nii et selles mõttes seal taga on, eks ole, selline startupide toetamine läbi erineva kogukonnatöö, nagu on Health Founders. Nii et selles mõttes ma tooks siia juurde ka selle päris esimese otsa, et kus see teadus tulema hakkab ja kuidas need lahendused hakkavad meil kerkima niimoodi vaikselt. Ja selleks, et ta siis sealt ulmest ükskord tuleks päris ellu, et ka see protsess tuleb toetada kas nüüd puhtalt riigi poolt, et siin ma näen tegelikult sellist riiklikku ja erarahastuse kombinatsiooni, mis aitaks neid lahendusi turule tuua. Ja Eesti valu ja võlu, ja meil on asjad hästi, aga no siin ei ole mõtet ühtegi lahendust teha ainult Eesti turu jaoks. Kelle jaoks on neid miljoneid ja triljoneid ja siin kulutada, et sul on turg 1,3 miljonit, rohkem ei ole, rohkem ei tule. Nii et selles mõttes alati tuleb ka seda ekspordi väljavaadet vaadata ja et leida see turg siis ka väljaspoolt. Ja on ka tegelikult Eesti ettevõtteid, kes on siin loodud, kes lähevad otse välisturgudele. Nad ei hakkagi üldse Eestis oma lahendust arendama, sest kuskil mujal on investorite ootused natukene teised, investorite julgus natukene teise investeerida päris alustavatesse startupidesse. Ja turg on hoopis teises mõõdus. Nii et on Eesti ettevõtted, kes tegelikult on juba võtnud selle sammu, et lähevad otse välismaa turgu. Ja kas mis Eesti inimene ei taha seda lahendust? Muidugi me tahame saada seda lahendust, aga tingimused on nagu nad on. Nii et selles mõttes see riiklik rahastus juba ka teadusarendusfaasis on hästi oluline. Ja võib-olla küsingi kohe siit Maarjuselt nagu edasi, et okei, algusest sul, ma saan aru, ka vajaduspõhiselt ja lood selle, aga nüüd edasi saada, et kuidas siis päris ellu nagu saab, et praegu teil on 1500 kasutajat, ma sain aru, no ühel hetkel tuleb see Eesti turul ka see piir, et kuidas siis nagu teha seda, mida Piret siin soovitab? Jah, praegu on üldhoolduse mõttes, et hooldekodus on Eestis üle 12 000 eaka, et me 1500 nendest hallatakse täna Eldicare'ile, et selles mõttes, et meil on Eestis palju minna, ja kasvame ka Eestis kiiresti. Aga Eesti on see ideaalne koht, et siin ikkagi kõik on geograafiliselt lähedalt, inimesed on tegelikult edumeelsed ja see sama fundament, et ikkagi see baas, tsentraalsed terviseandmed veel kord, ma korra selle juurde puudutan, siin oli nõusolek, ma korra remargin, et Eesti see nõusoleku teenus, et on võimalik minna vaadata, kes minu kohta midagi vaatas, see on tegelikult fenomenaalne, et seda selliselt üles ehitatud arhitektuur, mis tagabki selle, et ebaterve huvi tuleb väga hästi välja, et see on tegelikult väga hästi tehtud, see on kunagi jällegi, Eestis on väga palju asju on hästi, aga nüüd tulles selle küsimuse juurde, et siit on hea kasvada, siin on hea, inimesed on tegelikult väga edumeelsed ka sotsiaalvaldkonnas ja korra vastama ka sellele küsimusele, et nagu, mis siin süsteemselt muudatusi, siis minu meelest väga loogiline, mis varem olime 2 ministrit, eks ju, terviseminister ja sotsminister, et nüüd on vähemalt need 2 valdkonda kokku pandud. Nüüd küsimus on see, et haldusala mõttes on ikka meeletu, aga vastutuse mõttes, aga vähemalt on seda vähem, et kui suhtlen sotsiaaltöötajatega, siis nemad ütlevad, me ei ole tervisetöötajad, me ei tahagi andmeid näha, et see barjäär on sinna nagu sisse harjutud, aga eaka jaoks või patsiendi jaoks, inimene on inimene, et see, et nüüd nagu haiglas kirjutati välja ja et päris terve veel ei ole, et kes nagu edasi võtab, et see on nagu, see on täna nagu lahendamata ja see teekonnad on nagu ikkagi väga-väga katki, et kui ma siin eelmise aasta lõpus Norras mõne kohaliku omavalitsusega rääkisin, siis nende mure seal on ikka üks meetrika oli see, et nendele antakse teada, et nende kohaliku omavalitsuse eakas kirjutatakse haiglast välja järgmisel esmaspäeval ja nendel on kohalik kohustus olla valmis ta vastu võtma, tagada, et talle siis jätkuravi osutatakse, eks ju, kõik vastavalt, mis tal ettekirjutused oli, mida vaja on. Ehk jällegi me jõuame nagu süsteemi juurde, et haiglad optimeerivad voodipäevade arvu, eks ju, ja selliselt, et neid võimalikult vähe kasutada, mitte nii, et selle eest saab rohkem arveid Tervisekassale saata, et seal on nagu fundamentaalne viga selles ja teistpidi kohalik omavalitsus teab, et ta peab võtma vastu eaka, kui ta seda õigel ajal vastu ei võtta, siis maksab tema omakorda trahvi, aga et see on fundamentaalselt teistmoodi üles ehitatud, kui meil siin, eks ju, haiglast väljakirjutamise järgi eakas vaatab, mis tramm kuhu sõidab, eks ju, et mitte nagu jällegi ei taha nagu päris nagu panna kogu vastutust nagu oma tervise eest, eks ju, võtta ära seda siis nüüd eakalt ja ta lähedastelt, et nüüd riik ja sotstöötajad nagu vedagu ja viigu on ja loomulikult, et seda me süsteemi kanna ka üleval, aga paratamatult on vajadus, eks ju, ja ilmselgelt vananev rahvastik
ja kogu aeg vähenevad eelarved nõuavad seda, et tuleb töötada palju targemini. Ehk siis väiksema arvu inimestega teenindada suuremat arvu patsiente ja eakaid. No, see on see, mis fundamentaalselt peab olema nagu iga päeval nagu kellegi ja mitte kellegi, vaid väga mitme inimese, võib-olla isegi 200 inimese Liivalaia tänava ülesanne, eks ju, et selle peale mõelda. Ja et siin on head uudised, et tegelikult see sama teema on ka Sotsiaalministeeriumis hästi suuresti laual ja on siis selline tervikute projekt, et kus lõimitakse kokku need samad sotsiaali, tervishoiu ja rehabilitatsiooni asjad. Ja just käisin Viljandi uut haiglat Tervikumi külastamas, seal on piloteerimisel olnud selline projekt nagu Paik, mis tähendab, et ongi hästi lõimitud koostöö haigla, kohaliku omavalitsuse, sotsiaaltöötaja vahel. On loodud sellised võimalused nagu koduhaigla, see ei ole lihtsalt, et koduvisiit tehakse, vaid ongi, et sul on näiteks kopsupõletik, sa ei ole nii ohtlikus seisus, et sa peaks olema pideval jälgimisel, sa võid olla kodus, aga siis arst, õde või vastavalt vajadusele käib sind kodus vaatamas, et need asjad õnneks on juba muutmisel. Aga üks teema, mis siit veel nagu võib-olla natukene sisse tuleb, on see patsientide või inimeste ootus üldisemalt sellele tehnoloogiale ja ka sellele lõimimisele, et ühtpidi jah, me tahaksime, et nii, ma olen haige ja nüüd ma lähen koju ja mul juba on tuba ära koristatud, mul juba on see teenuste pakett seal kõik laua peal, aga siin võib tulla natukene see teema sellesama nagu nende huvitavate iduasjade rahastamise ja võimalusega. Ehk et see tervishoiualane ebavõrdsus võib süveneda. Ehk siis, kui osad teenused on näiteks, ei ole veel seal Tervisekassa nimekirjas, meil on olemas, meil on ägedad ettevõtted, kes on teinud hästi palju ägedaid vidinaid, mida saavad paraku lubada endale siiski ainult natukene jõukamad inimesed. Ja siis tekib see küsimus, et kas see inimene, kellel tegelikult on vajadus, võtame kas või Tervise Arengu Instituudi selle eelmise aasta raporti, et kus on kõige suurem suremus, südame-veresoonkonna haigused, maapiirkonnad, mingisugune Põlvamaa või Võrumaa. Kas need inimesed, kellel on kõige suurem vajadus, saavad õigeaegselt sellest ägedast uuest tehnoloogiast osa, et see on ka küsimus, mis tuleks küsida. Ma arvan, et meil on siin inimesi ilmselt, kes on valdkonnas ka toimetavad, et äkki kuulame kommentaare, küsimusi publikust. Kui kellelgi on selle arutelu peale siin tekkinud oma häid mõtteid, mida jagada. Väga hea. Minul on küsimus või pigem palun täpsustust, et Piret, sa mainisid, et kui nüüd need tehnoloogiad arendama hakatakse, siis on seda nii-öelda compliance'ile vastavuseks tuleb ikka nagu väga palju investeerida. Kuid äkki see lugu ikkagi nii hirmus kõigega ei ole, et see nagu rohkem läheb selliste meditsiiniseadmete valdkonda niimoodi, et kui me räägime protsesside parendamisest ja mida kindlasti ka nagu Heldicare teeb, siis seal on see uksed ikkagi palju rohkem lahti ja saab minna, et need start-up'id ei saa ära lahendada neid samu nii-öelda tühimikke seal siis sotsiaali- ja tervisvaldkonna vahepeal on. Aga tegelikult mulle tundub, et tegelikult need uksed on üsna lahti, et saab nagu sisse minna, sest et need tööd, mida me optimeerime selleks, et seda tööjõudu kokku hoida, need toimivad ikkagi nagu seal protsessid on seal hooldekodudes ja nemad saavad ise otsustada, kuidas nad seda teevad, kuidas nad oma vahetusi teevad, kuidas nad hooldust pakuvad ja nii edasi. Nii et võib-olla lihtsalt selline täpsustus, ma ei tea, palju siin inimesi selja taga on, keda see huvitada võib, aga et seal kindlasti seal turul nagu on ruumi ja see ei ole üldse sugugi nii reglementeeritud. Ja, sul on täiesti õigus, et tõesti see, et meditsiiniseade on see, mis nõuab sellist teadustööd sinna taha ja on ka olemas selliseid pigem nagu administratiivpoole peale rohkem kalduvad lahendus, mis aitavad optimeerida neid protsesse. Nagu sa ütlesid, et hea teenus algab ikkagi sellest, et ta on hästi disainitud
põhimõtteliselt. Ja siis see tehnoloogia seal peal toetab ja aitab raha kokku hoida. Ma tahtsin siia juurde tuua ka muideks selle, nagu sa mainisid, et tegelikult on ebavõrdsus selles teenuses, mis tegelikult hakkab juba välja paistma ka sellest, et ma tulen oma andmete, vabandust, ma olen nagu andmete juures kinni kogu aeg. Aga andmete jagamise juures on ka tegelikult näha juba seda ebavõrdsust, et kõrgema sissetulekuga inimesed on pigem altimad oma andmeid jagama. Seal tuli küll välja see, et see, kas sa elad linnas või maal, et see tegelikult ei mängi väga suurt rolli, aga haridus ja sissetulek on küll need, mis julgustavad inimesi pigem siis rohkem oma andmeid jagama, et mida kõrgem haridus ja mida suurem sissetulek, et seda kuidagi suhtumine on meil nagu avatum siis nendel inimestel. Kas see ebavõrdsuse mõttes, kui ma nüüd mõtlen lihtsalt nagu tehnoloogia enda arendamise mõttes, et kui need andmed on teataval määral niimoodi, ütleme, kaldu võib-olla keskmisest harituma ja kõrgema sissetulekuga poole, kas see võib tehnoloogia arendamisel karuteene teha? Jah, ja nagu ta on, ja nüüd ma tulen täiesti teise teemaga sisse, et nagu ta on juba teinud karuteened tegelikult aastaid selles, et kuidas on üleüldse ravimeid ja kõike arendatud meestekeskselt. See on seesama asi, et lihtsalt tuli ära praegu, aga et nii ta on, et nii ravimid ja kui me vaatame, eks ole, naise elukaart, et siis tegelikult seal on lünkasid sees just tänu sellele, et kogu teadustöö on olnud ajalooliselt väga meestekeskne. Nii et nii ta on paraku. See on muidugi huvitav küsimuse püstitus, sest et kui me mõtleme ka seda, et oleme siin rahastusmudelitest ja kõigest rääkinud, siis selleks, et ju midagi rahastada ka riiklikult, me räägime tõendusest, aga kui me täna nüüd räägime, et tõendus ise on võib-olla kohati, kas nüüd päris hanejalgadel, aga et seal võib olla küsitavusi, et kuidas me siis üldse sellega jälle päris ellu liikudes, et kuidas aidata neid paremaid rahastusotsuseid siis teha nende tehnoloogiate puhul ka ja millega tõestada seda headust ja paremust? No, selle lahendame nüüd ära siin. No siin ongi, nii nagu ka Piret ütles, et Eesti startupid on ülitublid ja keskkond selleks on tegelikult ülihea, aga väljund on mujale maailma, sest ka oleme jälle tagasi meie Tervisekassas ja meie nukrates finantsides ja et üks väljapaistev seade, mida tegelikult elementaarses diagnostikas vajame, lihtsalt et ta jõua sinna listi ja see nõuab startupilt sellist jõupingutust, sellist aega, tahet ja suurt oskust kirjutada ja tõestada ja tõenduspõhiselt seda teha. Aga samas ikkagi Eesti teeb ka juba ikkagi ka samme, ütleme Tervisekassa poolt mõeldakse innovatsioonile selles suunas, et me loome raviteekondi, on loodud insuldi endoproteesi raviteekond ja oma jälle praktilises elus see selline kaootilisus, et kuidas üks inimene lõpuks saaks endale ühe puusaproteesi, et see oli ikka päris keeruline, et asi on tegelikult lahendatud ja inimesed jõuavad tänu sellele õigele raviteekonnale ja jõuavad siiski vajaduspõhisele ravile. Samas on startupid tõesti koostöös, ma saan tuua meie keskuse näitel, et me oleme teinud koostööd Peavalu digikliiniku Micreventioni, siin tuli juttu naiste haigusest, et miks üldse ühte sellist peavalu päevikut, digikliinikut üldse kunagi välja mõelda ja luua, on selles, et suures osas naiste haigus migreen, mis tundub lihtsalt üks peavalu ja kui te võtate kas või lahti juulikuu Eesti naise ja loete sealt ühte patsiendi lugu, mis on väga tavaline migreenihaige lugu. Need inimesed kaotavad iga-aastaselt 20 tööpäeva füüsiliselt
see, kas nad on seal töö juures teistel päevadel pool kuud hoos, on väga suure küsimärgiga, nad lihtsalt on võib-olla füüsiliselt seal kohal, aga nad ei taju, mis toimub. Et seda nagu haigust diagnoosida ja leida need inimesed, kes on 20 aastat lihtsalt paratsetamooli ja ibuprofeeni peal elanud ja elavad juba täna ravimsõltuvuses nendest valuravimitest, kui tänapäeval on võimalused migreeniraviks tohutult arenenud, laienenud, inimesed ei tulegi selle peale. Et meil on olemas startup, kes on Migrevention, kes on loonud meile abimehe. See on teaduspõhine diagnoosi alus, migreeni me diagnoosime anamneesi ja päeviku põhjal. Meil on see digilahendus olemas ja sellel digilahendusel on teine pool. Meditsiinitöötaja saab osaleda selles digipäevikus, kui mul on probleem, mul on õde teisel pool, mul on taskus lahendus ja me oleme võtnud Pealinna perearstides selle raviteekonna endale kasutusse aastast 2023. Meie rahulolu nii patsientuuri kui kasutuse kui õdede poolt peavalued, kes seda raviteekonda viivad, on ligilähedale heale numbrile õpilasel 5, lähedab 4,75, ütleme nii, et me oleme saanud ühe lahenduse, mis vajab kas meditsiiniseadme Tervisekassa rahastust või teenusepõhist kodeerimist, sest see lihtsalt, see lihtsalt aitab. Muidu me käime, eks ole, selle sama paberiga ja palume, et ole hea inimene ja kirjuta mitu hoogu sul on, mis ravimeid sa kasutad. Kui patsient jõuab arsti juurde, ega see arstil käimine on ikkagi paras ärev situatsioon. Jäi see päevik täna koju, mis sa teed, aga telefon on näete ikka taskus, et ma olen läinud lähedalt startupide tööd, ma imetlen neid inimesi, kes võtavad selle julguse, tahte alustada nullist, leida kõik finantsid, nagu sa ütled, see on müstiline, leida maailma lahendused, olla kontaktis inimestega, ja ma loodan väga, et Eesti, kes on olnud selline ükssarviku kujundiga, kuvandiga maa, et me jumala pärast seda kuvandit ei kaotaks, et see ikkagi püsiks ja jätkuks, sest baas on meil olnud ikkagi võrratu. Aga ma küsin korraks. Tervises meil siiski ükssarvikut vist ei ole. Tervises vist ei ole, aga ma nüüd jäin mõtlema, et Kristel, sa ütled, et sind nagu arstina nagu väga aitab ja sa näed, et see patsienti ka aitab. Maarjus arendab oma lahendust ja siis tuleb Piret, kes ütleb, et tal on küsimustik 1400 inimesega, kes ütlevad, et startupile andmeid ei tahaks anda. Jah, et siin see on, et ma näen siin ainult sellist, mitte et meil kuidagi revolutsiooniliselt seda muuta saame, vaid see ikkagi läheb samm-sammult. Kui ma olen täiesti veendunud, kui inimesed saavad aru, et see lahendus loob väärtust ja parandab minu elukvaliteeti, siis sa lõpuks hakkad seda kasvatama ja lõpuks sa oled ka nõus startupiga oma andmeid jagama. Et see oli minu jaoks ka üllatus, et tõesti, et ma pigem kahtleks nagu rahvusvahelise korporatsiooni kätte oma andmete andmises, et mine hullud ja mis nad teevad. Aga sulle ma oleks nõus oma andmeid andma, eks ole, sest ma tean, kus sa oled ja ma tean, kes sa oled. Nii et selles mõttes siin selline väike... Ma küsingi, et kui kaua me saame oodata, Maarjus ka enne mainis, et tegelikult meil kriis on juba kohal, et meil ei ole nagu neid asju, et kuidas me saame siis nagu seda kiirendada ja takka lükata? Ma arvan, et siin tuleb ikkagi, kriis on kohal ja ammu juba on ja ma lihtsalt võib-olla ei ole see kohale jõudnud see pakilisus, et kui ma lihtsalt vaatan nagu Soome näidet, kui ma võtan just selle eakate hoolduse ja koduteenuse teema, siis Soomes
aasta, üle-eelmine aasta juba hooldajaid ei ole ja 700 hooldajat toodi Filipiinidelt. Koolitati välja, Soome kultuuri kaugelt juba koolitati neid sealt virtuaalselt, kuidas Soome tüüpiliselt kodus hakkama saada eakaga, kõikvõimalikud situatsioonid mängiti seal läbi, need on tegelikult kõik õppinud õed, väga kvalifitseeritud selles mõttes, lihtsalt tuli vaja seda kultuurilist konteksti ja lennutati siia, nüüd on Soomes juba korralik kogukond nendest, kes just osutavad seda koduteenust, et noh, lihtsalt ei ole kuskilt inimesi võtta, et see nagu, seal on see kohal, eks ju, ja mitte, et nad ei eelistaks nagu tehnoloogiat. On tegevusi, mida saab ainult inimene teha tänasel juhul ja kuskilt tuli võtta. Aga loomulikult neid tuleb kuidagi võimestada, neid tuleb juhtida, need on ülesanded, neid tuleb tegevusi dokumenteerida, kõik see, eks ju, ja see on tehnoloogia koht. Et kindlasti, see on üks osa, mida meie väga aktiivselt teeme. Nüüd väga mulle meeldis see, mis siit Viljandi haigla kontekstist välja tuli termin, mida kasutati, et haigla kodus, et see hospital in home, et see on tegelikult see, mis nagu, ma ei ole seda väga muus kontekstis peale selle Viljandi aastas kuulnud, et see on just see, et haiglapäevad on väga suur kulu, eks ju, see on väga suur luksus ja ilmselgelt ka haiglas osutatakse väga head ravi, selles on küsimus, on ju. Aga lihtsalt, et me ei saa seda võimaldada, me peame valima, et kellele seda voodit seal nüüd hoida, et kas keegi, kes saaks kodus terveneda, sest inimesed ei saa selle 3 või 7 päevaga nagu terveks, vaid see ravi jätkub ja see jätkub, eks ju, siis kas perearsti juures või kodus, see süsteem tuleb kuidagi nagu, need on nagu terviklikud teekonnad, mis tuleb nagu läbi vaadata ja finantsiliselt läbi modelleerida ja seal tekib ka motivatsioon. Kui on motivatsioon, et meil see üleandmine protsessi mõttes peab olema sujuv, seal on efekt, seal on protsessi osalistele saame niimoodi ja niimoodi kulusi ja nende jaoks siis tulusi jagada, eks ju, ja see tasub tegelikult ära, siis kohe kõik aktiveeruvad, on ju, kõik hakkavad mõtlema lahendusi, mitte nagu seda, et oi, et meil puudub õiguslik alus, on ju, me ei saa seda teha, see ei ole minu valdkond, on ju. Et noh, see on täna nagu, mis on nagu, ja kohe tunned nagu vastu müüri jooksmine ja ma ei pane ka pahaks inimestele, kellele nagu kohaliku omavalitsuse töötajatele, neil on 100 muud muret, see ei ole nagu esimene mure, eks ju, lahendada nüüd seal seda sealtpoolt seda teekonda, on ju, et seda tuleb tervikuna vaadata, et see on see nagu see raske koht, eks ju, ja noh, võib-olla nüüd on see elevant toas, eks ju, see suured reservid otsas kohe ja nüüd on küsimus, et kõigile ravi jätku on ju, või tuleb siis omaosalus nagu väga palju suuremaks ajada, et noh, need on need kohad, mis nüüd ootavad ja tehnoloogia, jah, ta ei ole nüüd see päästerõngas lõpuni, ma lihtsalt nagu ei ole mõtet see nagu illusioone luua, et tuleb ikkagi talupojalikult nagu pragmaatiliselt mõelda, mis on, palju asjad maksavad, palju see teekond maksab, kõigile jätku on ju ja tervis on väga nagu raske, emotsionaalselt raskesti hinnatav valdkond, see kvaliteedi temaatika, see pikad teekonnad, paranemised ei ole lihtsalt, et noh, selles mõttes see, aga jällegi meil on andmed, eks ju, see on andmepõhine, saab teha väga kaalutletud otsuseid, et see on see nagu, kuhu me peame nüüd väga kiiresti nüüd lahenema. Ma tuleks korraks tagasi selle juurde, mis sa välja tõid, et inimesed kõige vähem julgevad jagada oma andmeid idufirmadega. Just nimelt. Lugesin äsja ühte raamatut, Alex Budaki Muutuste looja käsiraamat. Ja seal oli välja toodud meetod, kus on 7 miksi. Sa küsid, miks? Aga miks inimesed ei julge? Mis see vastus on, kui ma ise mõtlen, et noh, mis see võib olla, on ju, et äkki sul ei ole need turvatud ja homme on internetis see, et mul oli eile põiepõletik, siis veel mõni aeg tagasi oli veel mingi probleem ja siis oli veel mingi piinlik probleem, see või ja sealt edasi, miks ma kardan seda, et need andmed lähevad ja miks järgmine, miks? Kas me oleme tegelikult küsinud, et miks kardetakse, mis on need takistused, et siis me saame minna konkreetselt ja hakata nagu nende takistustega tegelema ja saavad ka nagu need idud võib-olla parema hoo sisse. Et kui me jääme sinna kinni, et vaat ei taha, kardetakse ja nüüd me ei saagi teha, et see paneb nagu sellise asjatu piduri võib-olla peale. Ma korraliselt kommenteerin, et noh, see loomulikult kõige alus peab ju juriidiline alus selleks andmetöötluseks olema alati ja selleks ongi siis, eks ju, nõusolek, mis saadakse kas otse või siis läbi volitatud töötajana, et noh, aga ma ütlen, see ei ole täna nagu murekoht, on ju. Pigem on see, et iga järgnev asi, eks ju, iga järgnev nupp, iga järgnev andur teebki oma tööd, milleks on monitoorida, eks ju, ja kui monitoorida
monitooring, mida ta ka teeb, hakkab võib-olla öösel andma häiret, eks ju. Aga mis nüüd see kohaliku omavalitsuse, kui ma võtan nüüd selle valdkonna, mida see ametnik seal nüüd otsestöötaja nüüd öösel selle signaali peaks tegema, eks ju. Et noh, selles mõttes, et nagu, et neid tehnoloogiat kuhjata ja siis omakorda see protsess on, eks ju, pooliks, siis see on mõttetu, see tekitab jälle see automatiseeritud kaos ja veel omakorda võlts ootus, et see kedagi jälgib, et noh, see on nüüd see nagu terviku mure, ja lõpuks neid andureid, kes kõik annavad signaale, eks ju, ja kui see keskvõrrandale kokku ei tule, see terviknägemus, et nüüd sotsiaaltöötaja läheb kohale, on ju, kas ta nüüd just vaatab, kas on häire olnud, mis häired on olnud, on ju, ja need asjad, kui nagu sellesse valdkonna sisse lähme, et siis noh, seal on nüansse kui palju ja saavutada see terviklik vaade sellest, et pakkuda parimat hooldust, on ju, nüüd ongi küsimus, et kuskilt tuleb see motiiv, on ju, ja nagu täna motiiv on ikkagi see, et peaasi, et Sotsiaalkindlustusamet nagu ettekirjutust ei tee ja kõik on hästi tehtud ja minimaalsuse printsiip, eks ju, siis noh, see, kas see on nüüd just parim hooldus, parim ravi, eks ju, et see on nagu see küsimus, et eks ta natuke läheb veel see valdkond ka selleks, et noh, kui on, eks ju, vaba turg ja on võimalik, kes teenust osutab, nii nagu täna mingid, no kas see on, siis see ka tingib seda, et ei ole ainult see minimaalsus, on ju, vaid ikkagi kvaliteet, kõik see kontekst, et jah, ühesõnaga see on mitmetasandiline ja oluline on, et vastavalt nõuetele keegi sellest ei vaata nagu keegi mööda ja veel kord, see ei ole teed täna nagu suurim miinus, et miks ei saa turule, on ju, aga jah, ja teine, mis veel korra isegi remargina, et neid õiguslikke liivakaste, mis on nagu väga moodne teema, eks ju, need sandbox'e, et üha enam ka Eesti avaliku sektor räägib, et tehakse, eks ju, selleks, et kui me räägime just tehisintellekti põhilist lahendust piloteerida, selleks vaja andmeid. Need andmeid ei pea olema konkreetselt juuli-maali ülo, need võivad olla isikustamata, aga vähemalt mingi andmeset, mille pealt siis nagu teha arendust, eks ju, vaadata, et kas siis need raviteekond ja nii edasi, et selles mõttes Eesti avalik sektor on sinnapoole liikumas, sealt on lahendusi tulemas, eks ju, ja see on selles mõttes, ma näen Soomes, et sellega väga aktiivselt tegeldakse, et jällegi, et tuleb kiita, kus tehakse head tööd, et Eesti Sotsiaalministeeriumis on väga palju initsiatiivi, mis on nagu väga õiged asjad. Ja teine, mida ma veel, kui juba siis kiitmiseks on, et just heaolu valdkonnast on heaolu tehnoloogiat nii-öelda kogukond on toimunud, et on ikkagi kord kuus oli siin kevade poole ikkagi on Teamsi kaudu üritused, kui antaksegi mikrofon alustatavatele ettevõtetele või valmislahendustele siit väljapool piiri ja seal on iga teisipäeval või iga kuu teisipäeval on isegi 200 inimest olnud. Täitsa nagu väga terviseteenuse osutajad, COVID ja nii edasi, et selles mõttes mul on nagu hea meel, et see ökosüsteem nagu areneb, mõeldakse, et kui isegi kohe ei rakenda, aga vähemalt on mõtteid tuleb, mida kõik on, ja noh, näen, et sealt tuleb ka väga palju häid kontakte, et selles mõttes ei ole see nüüd kõik nii must siin toonide mõttes ka, et on tegelikult väga hea koostöö avaliku sektori ja erasektori ja inimesed ikkagi tegelikult tahavad head ja mõtlevad kaasa, et selles mõttes tuleb kiitust anda. Ja, see on väga hea, et sa seda välja tood, et tõesti see kogukond on tekkimas ja ikkagi ühtse asja eest. Vaatan veel korraks publikust, et äkki on kellelgi veel, kes sooviks mõtteid jagada või küsida midagi meie panelistidelt. Et enne kui me siin vaikselt lõppsõnaks valmistume. Et ei ole kellelgi. No siis see, kes mikrofoni hoiab, see peab ütlema. Näe, sealt tulid. Ma vabandan, ma tulin veidi hiljem. Ma ei oma ettekujutust, kelle teenistuses te olete. Mina olen Indrek Pauts, sotsioloog, filosoof. Meil on... Kes teile maksab? Meile siin paneelis ei maksa tegelikult keegi. Me oleme siin samasugused õhinapõhised arvajad, et meil on siin patsientide esindaja, siis on meil tehnoloogia esindaja, perearstide esindaja ja Piret on valdkonna ekspert ja riigi koha peal ka. Mina olen TalTechist. Ja meie tänase vestluse mõte ongi olnud arutada lihtsalt seda, et kuidas erinevates perspektiivides tervise ja heaolu tehnoloogiaid, kuidas nende puhul nagu siis käituda ja mida me peaksime ka ühiskonnana, kogukondadena kas tegema või arvestama selleks,
et ei tekiks ebavõrdsust, et ei oleks kättesaadavuse probleeme, et ei oleks nii, et keegi arendab midagi toredat, aga ta teebki seda õhinapõhiselt ja siis ta hind raugeb. Või ka siis seda, et kuidas aidata neid samu spetsialiste, kes seda igapäevaselt peaksid kasutusele võtma. Nii et ma loodan, et ma selle kuidagi võtsin kokku. Kas me saame veel mõnele küsimusele vastata? Ma saan aru siis niimoodi, et te olete vabade inimestena huvitatud sellest, et mingisugune mõistlik koostöö tekiks. Jah. Ja nüüd on küsimus, et kelle sadamasse see koostöö lõpuks võiks purjetada? Kas riigiteenistusse või mingisuguseks eraettevõtteks või veel midagi muud? Ma arvan, või pole mõelnudki selle? Ei, kahtlemata ja see ongi see sama küsimus, millest mulle tundub, kui ma siin võin teie eest vastata, ma kohe annan teile ka sõna, et miks me nendel teemadel räägime, et meie maailm on lihtsalt muutunud nii palju komplekssemaks. Logisevaks. Võib-olla ka logisevaks ja need piirid on tõesti nagu loksuvamad ja painduvamad. Ja see teeb võib-olla kohati keeruliseks mingisugust, et meie maailm ei ole enam nagu nii selgepiiriline must ja valge, et on mingid poolused ja samal ajal on väga palju asju, milles ei piisa enam, et ainult üks osapool sellega tegeleb ja selle kuidagi moodi nii-öelda tööle paneb. Et siin peavadki need erinevad osapooled oma rolli täitma ja siis tuleb leida see ühisosa, kuidas see ühiselt tööle panna, sest kui igaüks ainult oma asja ka surub, siis ei tule sealt midagi välja. Nii et eks siin ongi erinevad huvigrupid ja osapooled, kes kõik on mõjutatud. Jah, aga tulemus, nii nagu me näeme, on mingite jõudude raiskamine, suur raiskamine. Ma ei mõtle üksi tervisekassat, mis peaks olema õige nimega ravikassa, sest ta katab tervise osast ainult 1/10, kui me võtame, et inimese tervis, nii, kui protsentuaalselt saab väljendada, siis pooles osas, 50% osas sõltub elu viisist ja siis 20% geenidest ja 20% elukeskkonnast ja ainult 10% suudab meditsiin anda tervise tagamisse. Ja selle 10% alusel on siis nimetatud kogu see ettevõte, mida me nimetame siis praegu tervisekassaks. Õige tervisekassa peaks olema see, kes minule ja mu lastele spordivahendeid soovitab vähemalt. Jah, ma arvan, et see teema, mida te lauale toote, see on ka kindlasti mingisugune suurem ja selline ka ühiskondliku arutelu küsimus. Lihtsalt siin ongi täpselt nii, nagu te minu meelest väga õigesti mainisite, et kõik need muud komponendid ja mida me ise saame mõjutada ja see on ka olnud tänase arutelu kese ja ma loodan, mina olen sellest küll nii aru saanud meie suurepäraste panelistidena, et kuidas lihtsalt toetada seda, et ma ise saan neid asju teha ja samal ajal võib-olla siis tõesti see 10%, mitte et me siin täna tervisekassa probleeme kuidagi arutaks või ka lahendaks, aga et kuidas see 10%, mis sealt saab tulla, saab aidata neid asju veel tõhusamalt teha ja niimoodi, et kui ma inimesena seda abi otsin, siis see mulle ka kuidagi kättesaadav on ükskõik mis viisil. No ja, aga antud juhul minul on selline olukord, et ma olen eluaeg maksnud 13% oma tuludest, aga ma ei tea praegu sedagi, kes on minu ravi või see perearst. Mul ei ole olnud vaja seda abi ja ma tahaksin, kui ma edaspidi tööd teen, et ma ei raiskaks oma raha, vaid kulutaksin sportimise peale või oma laste terve oleku heaks. See peaks olema vabatahtlik, see 13% või vähemalt ta võiks olla siht, otstarbeline, minu poolt määratav, kellele läheks siis see. Ma arvan, et te toote nagu tõesti huvitavad teemad, lihtsalt täna me neid asju kindlasti siin ära ei lahenda, seda enam, et meil oleme Eestis otsustanud, et meil on see solidaarne ravikindlustus, aga ma arvan, et see, millele te osutate, see on iseenesest oluline ja muide minu arvates on ka väga oluline ja isegi nagu
ka meie vestluse võib-olla lõpp-punktiks hästi oluline akord see, et te ütlete, te täna ei tea, kes on teie perearst ja ma arvan, et see on meile ühiskondlikus plaanis üks väga suur sõnum nende samade tehnoloogiate, igasuguste digitaalsete keskkondade arendamisel, et ongi inimesi, kes ei teagi ja võib-olla ei leia ka neid kohti ülesse, sest vahel meile tundub, et Eesti on tohutu digiriik, kus kõik on võimalik ja kõik on kättesaadav. Nii et ma väga tänan teid, me kahjuks peame nüüd küll otsad kokku tõmbama, aga need olid väga väärtuslikud kommentaarid siia lõppu. Hästi kiireks lõppsõnaks panelistidele veel. Mina ütlen hästi kiiresti seda, et praegu ma veel ei vaja ja praeguses seisus, kui ma väga julgeks veel olla selle jonnakas vana inimene, kes koju jääb, sest ma saan aru, et see teenus võib-olla ei ole päris see, mida ma tahaks näha, aga selleks ma siin istungi, et selleks ajaks, kui minu aeg kätte tuleb, et ma võiksin jääda rahulikult koju ja see sotsiaalhoolekanne ka teenindab siis mind selliselt, et ma saaks väärikalt kodus vananeda. Ja minule ka väga meeldis teiepoolne lähenemine, et me ei saa ära unustada, et need heaolu tehnoloogia aitab meil märgata, olla ja teha, aga samas ka väga aktiivne olla, et ikka liigume, toitume korrapäraselt ja magame vastavalt vajadusele, et see elurütm 8-8-8 ja et selles une ajal see 8 tundi uneaega, mis võiks olla, kas ta nüüd päris 8 tundi peab olema, aga et see aeg oleks nagu rahus ja tegelikult ta võiks olla ka nii, et see kell oleks äkki teises toas ja telefon ka teises toas, et sellel hetkel see tehnoloogia... Et see tehnoloogia ei segaks. Jah, sest ta tekitab ärevust ka öösel, et kui ma hommikul ärkan ja märkan, et mul on stressitase olnud mingil põhjusel võib-olla heast või raskest unenäost väga kõrge, et ma pean kohe nagu kuskile tõttama, et see elevus ja ärevus ka kaoks, aga lihtsalt lõpetuseks see veel kord, et tehnoloogiateta me ei saa mitte kuidagi ja tehnoloogiad peavad olema, need aitavad meid ja veel kord ainult jõudu meie headele kolleegidele ja startupidele, et need arendused oleksid andmepõhised, teaduspõhised, koostöös ülikoolidega ja Tartu Ülikooliga, kes on meile nii lähedal, TalTechiga ja kõigi Tallinna Ülikooliga, kõigi meie ülikoolidega, mis on ju kõrgel tasemel, et see kõik toimiks ilusti ja rahulikus keskkonnas ja Eesti rahus edasi. Minu mõt ka, et ega see on ratsionaalne mõtlemine, ega pole mõtet tehnoloogiaid nagu üle nagu võltsootusi nendele, eks ju, aga teistpidi see, mida tänapäeval on ikkagi võimalik teha just otsustustugedega ja ka nagu vigade kõrvalekallete leidmisega, eks ju, no ükski inimene, ükski praktiseeriv arst ega õde ei suuda nii palju variatsioone läbi käia, eks ju. Loomulikult otsuse teeb lõpuks inimene, aga need toetavad lahendusi on niivõrd palju, mida tuleb kasutada ja nad on selleks, et aidata. Aga jällegi ratsionaalsus ja ikkagi täna on ikkagi eelarve teema, millest tegelikult lähtuvalt peaks kõiki asju mõtlema, mitte lihtsalt lahendus otsib probleemi, vaid ikkagi probleem otsib lahendust niipidi. Ja kasutame tehnoloogiat, tehnikat nii, et see hoiaks meie heaolu niimoodi, et meie tervis püsiks võimalikult hea, võimalikult kaua, et tervena elatud eluaastad oleks pikemad ja et vahepeal kõik need hääd nutivahendid, mis meid seal võimalikes hädaolukordades aitaks, areneks väga ägedalt. Aitäh panelistidele, aitäh publikule, aitäh selles arutelus kaasa mõtlemast ja ilusat Arvamusfestivali jätku kõigile. Aitäh!